et ülesanne oli siis anda uus vaatenurk müügile ja mõtlesin, ma teen ühe slaidi, et äkki saame kohvile ära minna. Et lõpeta müümine. Ma olen nüüd konsultandi koolitaja rollis olnud peaaegu 4 aastat ja ma küsin alati müügiinimeste käest, et ma ütlen sulle, hakkame müüma, müük. Mis on esimene emotsioon, sõna, mis sul pähe tuleb? Mis nad ütlevad? Raha, tulemus, pinge, veenmine ja kõige populaarsem pähemäärimine. Ja seda ütleb müügiinimene, kes teeb seda iga päev, kes on valinud selle rolli. Minu jaoks on siin väike error. Ja ma küsin ka klientide käest, et kuidas sa ei taha, et sulle müüakse? Mis klient vastab? Ma tahan, et mind kuulatakse, et minuga arvestatakse. Ma ei taha surumist ja ära loe skripti ja ole oma ala spetsialist. Ja nüüd 2 maailma nagu kokku panna. Mis see ühine nimetaja on, kus see error tekib? Me läheme müüma. Meil on hüpotees, meie toodeteenus on vägev. Kõigil on vaja. Ja meil läheb üks lihtne asi meelest ära. Kliendil on lahendus paigas. Ta saab ka ilma sinuta ju täna hakkama. Kui ta ei saa, mis ta teeb? Pöördub. Ta oskab AI-d kasutada. Tal on Google. Tal on sotsiaalmeedia. Täna ei ole info probleem, et ma peaksin minema kliendile infot andma. Kui mina 2003 alustasin, siis ma sain infot jagada. Kodulehti ei olnud, sotsiaalmeediat ei olnud, AI-d ei olnud. Ma olin tark mees. Minu käes oli kõik info. Ükstapuha palju ma surusin, aga klient sai väärtust iga kord. Ehk see toimis kuskil, ma arvan, 2010-ni, et peale seda müümine minu jaoks on vähemalt muutunud. Ja minu soovitus on, et tõstame üles mingi pime nurga, mida me arvame, et klient ei näe selles suures infovirvarris ja filtreerime, keda see kõnetab, keda ei kõneta. Ja kõik osapooled tunnevad ennast paremini ja tulemus on parem. Ja me saame müüa ainult siis, kui me mõtteviis on tänane tehing. Aga ma ei tea, kui su turg on Eesti, siis sa müüd siin aastakümneid ja see kõik kandub edasi. Iga negatiivne müügikontakt mõjutab sinu brändi, sinu tulemust. Suur ettevõttes võib olla 5 müügitiimi. Nad teevad 200 000 telefonikontakti aastas. 200 000 inimest otsustab, kui äge bränd ja ettevõttes oled. Ehk et lähme filtreerima, mitte müüma. Kuna teema siin oli automeerimine ja digitaliseerimine, siis ma mõtlesin, et teeks ka mingi huvitava pealkirja. Miks ma olen siin täna? Keegi te mind ei tea, ikka Rait siin on, lastakse lavale. Sest ma olen teinud mõne video. Ehk ma olen teinud kanali, mis töötab 24/7. Et täna minu klientidest, ma just vaatasin see aasta, 28% on tulnud sotsiaalmeediast.
Mõelge, kui kõik teie müügiinimesed jagaks oma teadmisi, kogemusi, hulgi, mitte ükshaaval kirja, kõne või SMS-iga või kohtumistega. Kui kõik seda teeks, kas see lihtsustaks? Kas see tekitaks uue kanali? Kas klient usaldaks sind rohkem, kui ta on näinud su nägu? Mul oli Saaremaa arenduskeskusega videos väikeettevõtjatega koolitus ja ma küsisin, kas sa usaldad logo või nägu? 100% ütlesid nägu. Ja me kardame sotsiaalmeediat 10 aastat hiljem ikka veel nagu, ma ei tea, kulutuld. Müügiinimestel ei ole isegi teenuse veebiaadressi, mida ta müüb. Tegevjuhid ei ole pildis. Ehk meil nägu puudub ja ma arvan, mida rohkem seda müra, infot, AI-d peale tuleb, seda rohkem nägu mängib rolli. Võtke Elon Musk. Teda jälgivad rohkemad inimesed kui kõiki tema ettevõtteid kokku, sest inimene on juba huvitavam. Ja kui keegi räägib ja üleval ei ole ettevõtte nime, siis ma natuke usaldan seda juttu rohkem. Kui sul on ettevõtte nimi, nüüd ta tuleb müüma, ta ei tule midagi filtreerima, et see on lihtsam. Et minu soovitus on, et olge nähtavad, sealt see müük hakkab ja usaldus. See nägu on lihtsalt nii suur vahend täna meil. Mängime natukene pokkerit ka. Mängi kaartidega, mis sulle jagati. Mul on isiklikult tunne, et me müügis vingume liiga palju. Igatsema aegu, mis oli. Oi, siis seda tahaks tagasi saada. Pokkerimängija, mis teeb? Võtab kaardid kätte. Oi, ässa paari tahaks, eelmine käsi oli, ässa paari tahaks. Ei, mul on need käed, mis ma nendega teha saan. Kuidas ma saan sellest maksimum võtta? Ja me tahaks öelda, Kaja Kallas on süüdi. Et võib-olla lihtne lugu, et siin on automüüjad ka kõrval. Et minu jaoks, minu peas vähemalt, et kui see erinevad maksud siin tekkisid, mis meedias oli, kui raske meil on, meile tehakse liiga. Jaanipäeval oli ka kaubanduse ees autofirmad, et kui raske ebaõiglane kõik on. Kliendil oleks see ammu juba meelest ära läinud. Aga nüüd me ütlesime, et teised ei osta. Äkki ma ka ei peaks ostma. Müügiinimesele öeldi, et tee äkki kõnesi ka kuskile. Aga samas kuulutati, et ongi raske, tingimused ongi rasked. Aga kas ma ikkagi pean tegema neid kõnesid näiteks nii palju? Ehk et me ei keskendu piisavalt sellele, mis sõltub meist. Sest süüdlase leidmine on lihtsam. Ja sinna läheb metsikult aega, et ma näen, et ettevõtted raiskavad 3 kuud, 6 kuud. Ja see automüüjate näide on tegelikult väga lihtne. Mis juhtus aasta lõpus? Müük oli väga hea. Tulemustasud olid nii suured. Pappi kontol piisavalt. Nüüd tuli jaanuar, müük all. Aga pappi kontol on ju. Ma tean, et on vaikne, aga äkki läheb paremaks. Äkki nüüd läheb, äkki märtsis muutub. Ehk me jääme ootama midagi. Ja siis aasta aega hiljem võib-olla hakkasime kõnesi tegema rohkem, sest nüüd me saime aru, et kaardid on sellised, tuleb nendega mängida. Konkurent ei ole sinu probleem või takistus. Kui müügiinimeselt küsida, mis on kõige suurem takistus, mis ta ütleb? Hind. Kui klient valib hinna, mis see tähendab? Sa oled samasugune nagu teised, järelikult odavam variant on mulle turvalisem. Kuidas me muutume samasugused nagu teised? Vaatame, mis konkurent teeb. Aha, konkurent tegi sellise influkaga kampaania. Meil on ka vaja, teeme influkaga kampaania. Konkurent pani sellise asja, meil on ka vaja.
kuhu me jõuame. Kas klient tahtis midagi? Mine küsi kliendi käest. Sa pead lahendama kliendi mure. Kas arvad, et su konkurent on nii tark, et ta teab kõiki asju enne sind või? Geenius. Või ta vaatas lihtsalt, et seda on lihtne teha. Ma saaks mingi uue asja teha suht lihtsalt. Meil tihti see info on puudu, et me jubedalt tahame konkureerida ja kõik ettevõttelt 100 meetri pealt on ühesugused kliendi peas. Sinu peas loomulikult oled sa väga eriline. Kui ma koosoleku ruumis käin, siis igas kuubikus on mine metsa, meie toode on eriline. Mõtlesin, võta 2 sammu tahapoole. Tegelikult, aga oleneb ja hakkab pihta. Ehk et keskendu kliendile, mitte konkurendile. Et sa ei saa sellest hinnalõksust välja, kui sa kopeerid ainult konkurente. Et mis mure sa kliendile lahendad? See on meie ülesanne. Sa tegelikult oled ainult Rapla parim. Sa tegelikult ei ole nii hea, kui sa arvad. Et kui ma müügiinimeste käest küsin, hinda oma müügioskust 1-7, mis nad ütlevad? 5, 6, 7. 7 tulid. Ja need, kes tulid eile tööle, nemad on 3. Ja siis mina ütlen, et mina olen 3. Ma olen optimistlik ka natukene, ma ütlen, ma olen 3. Ja siis nad ütlevad, sa Rait, sa teed nälja. Ma ütlesin, et ei tee. Mitte, et ei võiks minust paremaid olla, loomulikult on praktikud ja ongi paremaid. Aga mis vahe on see? Ma näen sadu müügiinimesi. Ma vaatan maailma müügiinimesi. Minu klaaslagi on hoopis teistsugune. Eesti müügitiim on keskmiselt 5-10 inimest. Kui ma olen 7, siis ma olen 6. Et Raplas ma olen tegija. Soome lähen, kurat ei saagi üldse mängu. Ei valitagi mind, ehk meil tekib klaaslagi. Ja mida rohkem me nõrgemaid tiimis hoiame, seda lihtsam on seda tekitada. Ehk müügijuhtimise üks ülesanne on inimeste vahetamine. Ja me tahame olla head inimesed, aga me oleme tegelikult treenerid. Me ei lähe Eestit esindama, võtaks A-mängija, B-mängija, C-mängija, tegelikult on tubli, tal on pere, tal on kasshaige, tule mängu, noh. Et me tahame ikkagi A-tiimiga mängida, et ka müügis. Ja kui altpoolt natukene vahetad välja, kes ei taha, mitte nagu ma ei tea, kuidas me ei pea vahetama inimesi, kes ei taha, enam ei jaksa, mida iganes on, siis keskmine tase tõuseb kohe. Kõik ei taha olla esimesed, aga keegi ei taha olla viimased. See, kes oli 7, on nüüd viimane. Ja nüüd ta peab tegema midagi ekstra, et mitte seal olla. Ja sa saad juba liikuma selle. Müük ei ole tervisesport. Tervisesport minu peas on siis selline asi. Käid kohal, on tore, tulemus ei ole oluline. Kas müügis on tulemus oluline? On, sellepärast me ju seda teemegi. Aga kuidas me sellesse suhtume? Kas me teeme trenni? Analüüsime iga päev, kuidas saaks paremini? Või teeme asju? Sest kui ma tööle tulin, siis hakkasin tegema ja nüüd teen neid edasi. Ja samas koolis ei õpetata, ülikoolis ei õpetata. Ja siis esimene päev oli ka niisugune ühepäevane müügikoolitus, ülejäänud oli toode ja teenus. Ja siis ütleme, tulemused on maas. Tulemussport, aga trenni ei tee. Ja me harjume ära. Kõige lihtsam näide minu vaates on kaubanduskeskused. Kui sa lähed poodi, mis on esimene lause, mis sulle öeldakse? Kuidas saan teid aidata? 98% teist vastab, ma lihtsalt vaatan. 98%. Ma küsin teenindajate käest, kui hästi see lause toimib. Üldse ei toimi. Aga keegi ei küsi, miks me seda teeme? Sest tulemus
ei ole tegelikult oluline. Me räägime sellest, aga me ei tee tegevusi. Et see lause juba ammu ei tööta. Võib-olla kunagi töötaski, aga lihtsalt kõik asjad, mis on üle kasutatud, lõpetavad müügis oma mõju. Müük on muskel ja selle all ma mõtlen seda, et muskel närbub ära, oskus saab otsa. Toon näite, maaklerid näiteks. Kui sa hakkad maakleriks, sul portfelli ei ole, mis sa teed? Võtad portaalist need kliendid ja hakkad aktiivmüüki tegema. Teed 3 kuud aktiivmüüki, teed oma müügi paremaks, uued laused, läheb juba päris hästi ja sa enam ei karda neid eisi, kõik on juba väga vinge, portfell täitub. Ma ei pea nii palju neid kõnes juba tegema. Sõbra soovitus tuli ka, ma olen vist leidnud oma valemi ja enam ei tehta aktiivset müüki. Müüakse nüüd objekte. 6 kuud hiljem on kõik objektid müüdud. Mis juhtub? Mul ei ole portfelli. Helista, sa tegid 1 korra läbi. Ma ei tea. Kuidas? Ehk siin 2 asja. Üks on see, et see oskus kaobki ära, see julgus kaob ära, eidega hakkamine, saamine kaob ära. Ja teine on see, ego tuleb ette. Ma ei ole ennem algaja. Kui ma olen algaja, ma olen nõus proovima. Aga nüüd ma enam ei taha. Mul on portfell ja ma olen juba raha teeninud ja äkki ma enam nagu ei peaks sellega tegelema, äkki saaks kuidagi ikka teistmoodi. Minu soovitus on, et aktiivmüüki peavad müügiinimesed kogu aeg hoidma. Headel aegadel tehakse kõige kehvemad müügitiimid, sest me läheme mugavusse ära, võtame neid tellimuse vastu ja pärast sealt välja enam ei saa. Kõige rohkem on selles lõksus haldurid, kellel on kliendibaas. Põhimõtteliselt kõik kõned on mul sellised aita meid proaktiivsusega. Kuidas mina aitan, võtan toru tema eest või? See ei ole infomure, probleem on see, et me lubame olla mugavuses. Ja tippspordis on vahest ebamugav. AI ei vastuta sinu eest, ma tahtsin teemasse natukene tulla, siis mõtlesin, panen AI ka sisse. Ja mida ma siin mõtlen, on see, et ka Eestis olen näinud, tehti turundusplakat, siis tuli hull kisa klientide poolt ja siis öeldi, AI läks hoogu. AI läinud hoogu, sina lasid selle läbi, ehk et väga lihtne on AI-d süüdistada. Ta täna veel ei tee kõike ise. Me võib-olla jõuame sinna, aga täna ta ei tee. Sina otsustasid, et see kvaliteet ei ole nii oluline. Ma lasen ilma filtrita. See ei olnud AI. USAs, kuna AI inglise keelt paneb nagu puhtalt, et seal juba pandi infotelefonid kõik AI peale. Nüüd juhtus nii, et kommentaarid on, et AI ei ole valmis. AI on väga hästi valmis. Sina arvasid, et müük on tehniline. Ainult mingi tehniline asi, et seal ei ole emotsiooni ja usaldust ja lasid roboti kliendi juurde. AI ei ole süüdi. Sina oled süüdi. Eks me ei saa lükata AI peale neid asju. AI on väga hea asi. Aga paneme ta kõigepealt tagatoas tööle. Las müügiinimesed teevad rollimänge. Las AI analüüsib meie kõnesid. Las ta otsib kliendi ajastus, kellel on muutus äris, et nüüd on õige aeg minna. Nii palju asju on tagatoas, mida me saame teha AI-ga, enne kui me läheme kliendi kontakti sellega. Et usaldus ja emotsioon on müügis üli oluline ja kuidas klient ennast tunneb. Ehk ära lükka vastutus sinna, sina teed selle otsuse, et see masin kuidagi tööle panna. Aitäh, aplaus palun ja. No nii.
Aitäh, päris siuke aus ja värskendav etteaste, tundsin ennast või mõnda inimest meie ettevõttest ka siin kohal ära, nii et oli siuke hea peegel, ütlen kohe ära. Aga mõned küsimused sulle on, vaatame kohe. Kõigepealt selline küsimus, et mis sa arvad uudiskirjadest müügi kontekstis? Et neid saadetakse nagu, ma ei tea, iga kuu, nädal, kvartal, et kas on see mõjus? Ma arvan, et kõik asjad toimivad. Küsimus on, mis su eesmärk on. Et kui su eesmärk on müüa, mitte mingit väärtust luua, siis ta hakkabki klienti häirima. Et jälle see sama asi, et kas sa tahad aidata või tegelikult tahaks ainult müüa. Et ma arvan, et klient vajab mingit infot. Uudiskirja panna sarnase ettevõtte use case, kuidas tema mingist olukorrast välja tuli, mis infot tal ei ole. Mis ta ütleb, et ära anna mulle, ma ei taha teada saada, kuidas saab paremini. Ei ole, aga kui sa paned sinna lingi alla ja nüüd võtan. Et see võtab selle tempo maha ja mis ma näen võib-olla on see, et tehakse kahte asja korraga. Ma annan väärtust ja küsin tehingut. Minu jaoks ei toimi. Otsusta ära, kas sa annad väärtust või müüd, aga ära tee korraga two in one'i. On vähemalt minu peas see. Hästi, aitäh. Siis on veel selline küsimus, et sa rääkisid sellest, et lõpeta müümine. Mis sa võib-olla ütleksid, mis on, ma ei tea, 1-2 sellist siis käitumist, mida peaks lõpetama ja mida selle asemel tegema? No ongi tegelikult suures pildis see sama, et me lähemegi müüma. Kui me läheme müüma, siis me mõtleme lõpptulemusele, millega see võiks lõppeda. Ja siis me ei kuula klienti. Ta ütleb juba midagi, aga see on natukene selle vastu, mida ma tahtsin ju saavutada. Siis ma natukene ei taha teda ju kuulata. Ja siis ma vingerdan mööda või väldin seda teemat. Seda oma juttu ikka üles rääkida. Sest mul on agenda ees, kui ma tahan jõuda, kui ma filtreerin. Miks sa nii arvad, et meie ettevõttes on ainult idioodid? Ta ei julge seda peegeldada. Võib-olla tal on mingi vale arvus, aga sa parem väldid, lähme edasi. Aga kliendi pähe ju see jääb. Petame ainult ennast ära. Ja müük ikka ei tule. Mis sest kasu oli? Okei, aitäh sulle. Nii, siis veel selline küsimus, et sa rääkisid sellest digitaliseeri oma nägu teemast. Et milline on võib-olla sinu soovituslik selline miinimumstandard, mida siis müügimees peaks, ma ei tea, LinkedInis või kuskil sotsiaalmeedias tegema, et oleks usaldusväärne, mitte lihtsalt siis aktiivne, et kogu aeg postitab? No kõigepealt võiks oma kontod avalikuks teha. Siis kirja panna, kus sa töötad. Vähemalt sõbrad võiks teada, aga minge küsige. 3 lähedasemat teab võib-olla, mida sa tead, aga teised ei tea, mida sa teed niikuinii. Ja siis vali kanal, mis on sinu jaoks mugav, nagu kas kirjutamine, video, pilt, mida iganes on, hakka kuskilt peale. Ja need hirmud lähevad üle. Et mina tegin niimoodi, et võtsin TikToki, kuna ma arvasin, et sõpru seal ei ole. Tegin video, ise ei julgenud vaadata ja panin ülesse. Esimesed 20 videot TikTokis mul on tehtud niimoodi 4 aastat tagasi, ma pole neid siiamaani vaadanud, sest see oli nii rõve, Rait, sa ei oska, su nägu, su hääl ja nii edasi. Ja ma lihtsalt panin. Üks on natuke hakkab kergem. Mis sõbrad ütlesid siis? Ei, nad ei näinud seda. Nüüd hiljem naeravad sulle? Ei, vend ütles, et alguses oli natuke imelik, aga nüüd olen ära harjunud. Ma pean siis üles otsima, vaatama, mis seal. Ei, ta ütleb ka tänaste videosete kohta, et selles suhtes. Okei, aga ma arvan, et siinkohal siis võtame kokku. Aitäh sulle, et selle eest ja aplaus.